ma ei tea, ma olen alati selliste asjadega kuidagi kahe vahel, kui nii võib öelda. Kõike võib öelda, meie saade ju ikkagi. Et kas tuua nagu, kui palju tuua meie sellisesse popkulturistide laiendatud universumisse sükseid eraviisilisi teemasid või eraeluga seotud teemasid. Aga ometi ma arvan, et see on olnud viga, et me oleme seda nii vähe sisse toonud. Me peaksime ainult eraelust rääkima tegelikult siin saates. No kui vaadata nagu populaarseid podcast'e, mille hulka me vist väga ennast pidada ei saa, siis sul on vist õigus, et kui ikkagi inimesed nagu räägivad eraelust ja eraasjadest, siis üldiselt läheb nagu seal Apple'i podcast'e topis nagu paremini. Yeah. Nii et selles suhtes võib-olla jah, tõesti sul on õigus, et seda peaks rohkem tegema. Ja ma arvan, et ei ole nagu paremat teemat kui see, millega alustada, et ma soovin sulle palju õnne sinu teise lapse sünni puhul. Aitäh. Aitäh. Ja nii pikk ja pidulik süke nagu keerutav sissejuhatus nii lihtsale ja siirale õnnesoovile, aga aitäh sulle igal juhul ja ma olen nüüd 2 lapse isa ja võiks öelda, et see oli üks erinevatest põhjustest, miks vahepeal jäi nagu saate salvestamine ka venima. Ei saa öelda, et toppama päris, sest et viimaks saime Raineri eelmise osa salvestamiseks minu asemele ja see oli väga tore osa, sellest ma saan veel rääkida pärastpoole. Aga jaa, tänagi on niimoodi, et ma olen tegelikult üpris väsinud, aga samas see on süke, kuidas öelda, põhiolek ilmselt kõigil väikeste lastega kodus olevatel inimestel, nii et ja siia tuligi popkulturistide peaprodutsent praegu, ta nimi on Adele, nii. Tere! Ja. Tere! Mis sa soovid öelda Adele? Ma tahaksid näeda, et mu emme ütles ka, et mu oleks vaja enda neid mängimisasju. Liivakastis mängimisasju? Ja nagu, et et nagu tellida, sellepärast ma pidin sinu käest küsima, et sa praegu ärgu ja emme magab ja sul tulevad kiiremini need asjad nagu. No aga me teeme Ivoga saate ära, kui sa lubad. Või sa võid ka produtsendina öelda, et ei, et jääb ära tänane saade ja algab liivakasti mänguasjade tellimine, et see on ka jääb ära saade. Produtsent on rääkinud. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulate saadet Popkulturistid. Täna on siis jah selline tore saade, et ma olen tagasi, kuigi räsitud ja väsinud, aga siiski õnnelik ja sükses uue lapse perre tuleku eufooria, sükses järellainetuses niimoodi mõnusasti hõljun. Nii et see väsimus mõjutab kindlasti mu ma ei tea, kõnesoravust ja mõtete voolu, aga ma ei ole selle pärast üldsegi mures, sest et mul on üsna mõnus endal olla. Nii et ma ei saa garanteerida, kui mõnus seda on kuulata, aga vähemalt ma olen siin ja ma arvan, et selle eest ma olen ära väärinud ikkagi pisikese nagu sükse lugupidamise näiteks. Jaa, kindlasti. Ma isegi arvan, et kui sa nüüd hakkad kokku panema seda liivakasti mänguasjade tellimust, siis sa võid endale ka võtta nagu lihtsalt kingituseks või nagu selliseks, võtta nagu enda siuke booster või siuke väike nagu meeleolu tõstmiseks või endale nii-öelda, ma ei tea, mida ma tahan öelda, see on see sõna, mida siis sa teed inimesele, kui sa tahad nagu näidata talle, et ta on hästi teinud. Mis kink see on? See on nagu siuke preemia, siuke väike preemia, et sa oled nagu tubli olnud, sa võid võtta endale ka näiteks ühe sellise meritähe kujulise sellise liiva vormi. Ma ei oleks raatsinud seda endale hankida, aga nüüd, kui sina niimoodi
õlale patsutad ja ikkagi julgustad, siis ma võib-olla võtan selle meritähe ära ikkagi ka. Huvitav, kas mingi Mario tegelastega vorme on ka olemas? Kindlasti on. Mina olen ostnud erinevaid neid nagu jääkuubiku silikoonvorme ja ma otsisin ka spetsiifiliselt temaatilisi. Minu otsing käis Star Warsi frantsiisi ümber, nii et ma sain endale lõpuks erinevaid Darth Vaderi peakujulisi ja selle Death Stari kujulise siukse pallikese sain, millega saab teha siukse suure Death Stari kujulise jääkuuli siis. Ma arvan, et ma olen seda maininud ka mingis varasemas osas, aga põhimõtteliselt, et see oli ka siuke asi ja mõtlesin, et ei tea, kas tehakse kuskil ka Star Warsi temaatilisi jääkuubiku silikoonvorme ja siis piisas väiksest otsingust ja 2 sekundiga ma olin juba sirvimas neid erinevaid variante, nii et ma olen jumala kindel, et erinevaid siukseid Mario ja üldse Nintendo teemalisi liivavorme on ka olemas. Aga ma tahtsin öelda veel seda ka, et siin ühesõnaga et taustal võib olla vahepeal kuulda beebinuttu, see on kõik, ei pea muret tundma, sest et tal on keegi juures, kes tema eest hoolitseb samal ajal, kui ma täidan oma püha kohust podcasterina. Ma usun, et mu vastsündinud laps saab aru, et podcast on tähtsam kui isa peab vahepeal ära olema. Isa peab vahepeal ära olema, mis sest, et käimas on tema elu, ma ei tea, täna on reede, ta sündis esmaspäeval, nii et elu 5. päev on ju. Et podcast nõuab tegemist ja küll ta aru saab, et see on tähtsam kui tema vajadused. Little boy blue and the man on the moon. No, võttis ka põlvist nõrgaks ikka hõbehäälne saatekaaslane oled sa mul. Ja ma tahtsin öelda seda ka, et enne siin kajakad röökisid õues, see oleks kindlasti jäänud ka lindile, aga nüüd nad jäid nagu vaiksemaks, sest et õhtu laskus Brightoni peale. Ma ei tea, võib-olla kui keegi neid ärritab, siis nad hakkavad veel kisama. Nii et ka see on üks võimalikest sellistest nagu taustahäältest, mis tänast osa saadavad. Ja neid hääli on nii hästi kuulda sellepärast, et ma enam ei ole teki all. Sest et ma ei saa päris nii ikkagi elada, kui ma nagu õhupuuduses kottpimedas nagu ägisen ja üritan mõelda välja lauseid, mida öelda. Samal ajal, kui ma näen, et Ivo on mõnusasti oma uues Eestis asuvas ükses hüge vaibiga nagu kodukeses, kus ta ei ole teps mitte mingisuguse vammu seal, vaid lihtsalt mõnusasti istub siukses hubaselt valgustatud toanurgas, kus tal on tema see uhke läbipaistev arvuti, on ju. Kõik on nii mõnus, teeb seal oma mõnusaid laulukesi. Et ma tahan ka elada hästi selles mõttes, et ma ei ole nagu, ma arvan, et ma olen nagu ära teeninud mingisuguse parema nagu elukvaliteedi ka tegelikult. Ma mõtlesin teha mingisuguse väga sellise ilmselge nalja, nagu kas sa tulid siis kapist välja, aga tegelikult ma arvan, et oli ka juba aeg, et sa leidsid, et see teki all olemine, kuigi ma ütlen, et siin võib-olla väljas on selline kole vihmane jäine rõve ilm, et ausalt öeldes võib-olla see kõige hügem olek olekski niimoodi teki sisse ümber niimoodi rullitud see kogu värk, aga ei, ma arvan, et sa tegid õigesti. Eks me nüüd siis kuuleme, kas meie kuulajad tabavad ära selle, et sa enam ei räägigi teki all, vaid ja, et ma olen kapist välja tulnud. Kapiga on nagu see tore, et sinna võib alati tagasi minna, vaata. Tõsi. Et kapp ootab kõiki tagasi alati. Selles mõttes kapp ei diskrimineeri, mulle meeldib kapp. See on mul selline tihe nädalavahetuse hommiku mõte, et alati saab minna teki alla tagasi. Ma tahtsin öelda seda, et ma olen on ju pikalt siin ära olnud, ma vaatasin, et 11. jaanuar ma siis olin viimati sinuga koos stuudios ja siis vahepeal oligi nüüd Rainer Peterson hoopis alias Pixel Pets podcastist Puhata ja mängida, kes on meie popkulturistide erikorrespondent ja on aeg-ajalt ikka meil külas käinud. Ja see oli väga tore osa ja ma sain sealt erinevaid mõtteid. Ja kui rääkida spetsiifiliselt, kuidas see
osa minu elu ja valikuid elus mõjutas, siis ma hakkasin mängima nii Animal Crossingut kui ka Assassin's Creed 2. Sest et ma ei jõudnud enam, ma ei tahtnud veel üks kord kuulda, kuidas sa nagu kurdad kellelegi, kuidas kõik see vaev, mis sa oled näinud, et selle nimel, et kuidagi tutvustada mulle Stardew Valley't ja Animal Crossingut, et kuidas see vaev lihtsalt ei kanna vilja ja et sa ei tea, mida teha ja et sul ei ole kellegagi mängida ja nii. Et ma ei tahtnud olla see halb sõber, sest et mul on tegelikult, minu sees on ka midagi head, et ma tean, et minu sees on ka, mul on ka häid külgi ja ma vahel tahan neid oma sõpradele ka näidata ja sellepärast ma läksingi nii kaugele lausa, et tellisin endale Animal Crossingu ja ühtlasi siis vaatasin, et mis värk siis on selle Assassin's Creed 2-ga, sest et see tundus mulle nagu osside mäng kogu aeg, see Assassin's Creed'i nagu mängude seeria. Mulle ei meeldinud see pealkiri, mulle ei meeldinud üldse see nagu mõte sellest, et käid ringi ja pussitad inimesi erinevatel sajanditel nagu, et mis seal nagu kihvti on, et ma päris täpselt ei saanud aru, aga nüüd ma saan. Ja nüüd ma olen sari mõrtsukas ühes mängus ja teises mängus ma ei tee mitte midagi ikkagi, sest et hoopis mu abikaasa ja tütar röövisid Switchi ära mult ja mängivad nüüd ise Animal Crossingut ja saar õitseb ja ma nüüd napilt sain oma telgist välja kolitud samal ajal, kui siin naabrid elavad villades juba praktiliselt, nii et seal nagu väga hästi ei lähe. Napilt said oma telgist välja kolitud? Sa mõtled seal saare peal? Seal saare peal, vaata, sa alustad, kui sa kolid sinna saarele, siis sa elad telgis. Ja. Aga siis mu abikaasa ja tütar võtsid üle ja rohkem ma pole oma Switchi näinud, nii et ma ei tea. Kas sul on ka siis sama probleem nagu Raineril, ta viimane kord rääkis, et kuna tema elukaaslane samamoodi siis võttis selle mängu justkui üle, et siis nüüd ta peab iga mingi aja tagant nagu oma tegelasega sisse minema, et selliseid suuri otsuseid saarel teha, et teised saaksid edasi mängida? Ei, meil on ikka, meie peres on hierarhia alati ilusti paigas olnud juba algusest peale, et ega mina ei otsusta mitte midagi, et mu tütar otsustab seal saarel asju. Ma olen lihtsalt see parm rannas, kes oma telgiga on. kes oli pinnuks silmas kõigile elanikele, elas seal oma telgis ja nüüd vähemalt on nagu seal kohalikul kogukonnal on see kergendus, et ei ole enam seda telgi ja kilekottide otsas elamist nagu, et on vähemalt mingisugune selline hurtsik nagu püsti pandud. Aga Assassin's Creed 2 sulle siis, ma saan aru, ka meeldis? Ja Assassin's Creediga on see nagu imelik lugu, et kuna see on nii tuntud mängude seeria, siis mulle kuidagi, mul on nagu tugevad eelarvamused tavaliselt asjade suhtes, mis on kuidagi nagu laialdaselt heaks kiidetud või kuidagi. See on nagu juba mingi Call of Duty on ju. Ja nagu siuke laia tarbekaup, et ma ei taha isegi kuulda nagu, et kui keegi Call of Duty't mainib, siis mul nagu kohe nagu viskab lihtsalt ploki ette nagu. Ja Assassin's Creed natuke läks sinna samma kategooriasse minu jaoks, et võib-olla mitte nii hull kui Call of Duty, mis lihtsalt tundub mulle nagu lame meelelahutus on ju. Ja ma ütlen seda ainult eelarvamuse pinnalt, ma ei ole mänginud Call of Duty't. Aga Assassin's Creed nagu lihtsalt assassin, mingi you're an assassin, et sa käid ringi kapuuts peas ja tuled heinakuhjast välja ja tõmbad mingil võhivõrral inimesel kõri läbi, et see nagu ei tundunud mulle nagu lahe otseselt, vaata. Aga siis, mis selgus oli see, et Assassin's Creed on hästi, vähemalt sellel Ezio lool, mis on vist esimesed 3 mängu ja ma ei tea, neid mänge vist kokku on tehtud mingi praeguseks, mina ei tea, mingi 20, jälle mingi siuke absurdne hulk on ju. Aga jah, need varased mängud, mis leiavad aset renessansi aja Itaalias, on selles mõttes tohutult kütkestavad, et see renessansi aegne Itaalia ongi lihtsalt nii kuidagi, ma tahan öelda tõetruult, ma ei ole muidugi kunagi viibinud, on ju, aastal 1482 Firenzes ega muudes, ma ei tea, Veneetsias ja sellistes linnades. See üllatab sind, ma näen aga ma ei ole, ma läksin Roomasse palju hiljem näiteks,
umbes 600 aastat, okei, 530 aastat hiljem, ma tahan öelda. Et jah, midagi sellist. Ja siis, mis mind üllatama pani, oligi see, et kuidas see miljööväärtus, mida see mäng pakub, on lihtsalt nii suur, et seda ma küll nagu ei oodanud üldse, et seal on nii palju sükest nagu ajaloo mõnu. See kõlab nagu imelikult, kui ma seda niimoodi ütlen, aga põhiliselt nagu, mis ma tahan vist väljendada, on see, et seal on nagu lihtsalt nii mõnus nagu lihtsalt ka ringi käia ja joosta mööda katuseid ja kuulata seda väga ilusat soundtracki ja siis vaadata, kuidas seal tänaval see elu käib, kuidas inimesed oma siis 15. sajandi riietuses seal ringi käivad, vestlevad, kuidas need majad on lihtsalt, majad ja tänavad ja Veneetsias siis need kanalid on nii detaili täpselt ja tõetruult kuidagi valmis joonistatud ja kokku pandud seal niimoodi, et sa peaaegu tunnedki, nagu sa oleksid sattunud mingisse teise ajastusse ja teise reaalsusesse, et see on nagu väga kütkestav. Jaa, ma olen sinuga väga nõus, ma isegi täpselt ei tea, kuidas ma ikkagi selle mängu nagu üle elasin, sellepärast, et ma olen siin saates juba väga ammu varasemalt rääkinud sellest, kuidas mul on mingisugune selline vastumeelsus väga sellistele vägivaldsetele tõetruudele mängudele, sest see paneb mind kuidagi liiga otseselt tundma seda surmaga kaasnevat õudu. Aga võib-olla see nagu Assassin's Creed 2 puhul just see nagu ülesehitus, kuidas nagu seal, jällegi seal olid selged head ja selged pahad ja ikkagi nagu kohe algusest peale anti sulle nagu nagu selline selge siht, et need pahad on sinu perele liiga teinud ja sina pead siis ja nii-öelda siis päästma selle pere au või whatever. Aga kuidagi ma ta nagu läbi mängisin, et ta tõesti oli väga kihvt mäng, mitmes mõttes see lugu läks ka nagu väga crazy'ks kätte ära, aga mitte, liiga, ta ei tundunud mulle nagu siuke täiesti uskumatu selline crazy maailm, et täitsa nagu toimis oma enda kontekstis, aga pärast seda ma hakkasin nagu vaatama, et okei, et võiks seda Ezio triloogiat nagu edasi mängida. Aga ma pakun, et see kuidagi käis niimoodi, et Steamis oli tol hetkel kõvasti alla hinnatud, mitte siis järgmine mäng, mis oleks olnud Brotherhood, vaid ülejärgmine Revelations. Ja kui ma seda mängima hakkasin, siis see üldse ei klikkinud mul ja pealegi nagu mida aeg edasi, seda rohkem on ka Assassin's Creed'i sisse toodud seda aegluubis kill cam'i, mis ma ei tea, nagu põhimõtteliselt see Mortal Kombatis üks hetk tuli, et sa nagu pead sellel hetkel, kui sa kellegi nüüd pead seal maha nottima, et siis seda näidatakse kuidagi eriti aegluubis ja niimoodi goorilt ja hästi nagu ebamugavalt ja ebameeldivalt. Ja peale seda ma polegi tegelikult tahtnud seda mängu enam mängida, küll aga see päris viimane Assassin's Creed Valhalla on üks siuke mäng, mis lihtsalt puhtalt selle nagu viikingite esteetika pärast tekitab nagu siukest tunnet, et võiks proovida, sest ma ei ole ühtegi nagu väga ägedat viikingi mängu kunagi mänginud, aga mul on siuke tunne, et see just on selline teema või selline esteetika, mis mulle hästi meeldiks ja ma tahaksin ägedat viikingi mängu mängida, aga ma ei ole üldse kindel, et see on see Assassin's Creed, sest vähemalt treileri järgi tundub see kohutavalt nagu vägivallast nõretav mäng, nii et ma ilmselt ei lähe seda teed. Pigem Animal Crossing. Mu armas kolleeg siit videomängustuudiost Zaum on küll rääkinud väga palju head Assassin's Creed Valhalla kohta, ta on ka üks nendest vähestest inimestest, kellel õnnestus PlayStation 5 endale hankida, siis kui need müügile tulid, kuidagi imekombel lihtsalt sattus peale ja ta on kõvasti mänginud nüüd seda Valhallat ja ta on öelnud, et kuna ta on ise britt, et siis ta on öelnud, et kuidagi lihtsalt ka inglasena veel kuidagi näha sellist vana Inglismaad nii hästi kuidagi jällegi nagu reprodutseerituna siis sellises nagu mängumaailmas kuidagi on lihtsalt nii ilus ja muljetavaldav tema jaoks, et ta juba puhtalt selle pärast kuidagi jällegi puhtalt selle miljöö või siukse nagu ajastu hõngu pärast kuidagi väga tugevalt on soovitanud seda mängu, aga ka muidu pidi olema lihtsalt nagu väga-väga hea.
väga hea mäng, nii et jah, ma ei tea, olen kuulnud siin ka ühelt teiselt kolleegilt, et Assassin's Creed'i need erinevad osad on väga, no need ei ole kõik võrdselt head, et seal vahepeal ikkagi nagu see asi on ka olnud kuidagi piisavalt teistsugune, et paljud fännid, kellele meeldis Ezio triloogia, kuidagi kaotasid huvi, kui tulid välja mingid vahepealsed osad ja nii edasi ja ühtlasi olen ka kuulnud, et nüüd need viimased osad jälle on kuidagi nagu taas elustanud või viinud Assassin's Creed'i kuidagi uuele tasemele, sest et seda ma pean küll ütlema, et Assassin's Creed 2, mis vist, millal see välja tuli, mingi 2009? See oli ikka väga ammu, ma mäletan tol hetkel ma vaatasin mingisuguseid, siis oli veel mingi gametrailers.com või mingi siuke kodulehekülg, kus see ei olnudki nagu YouTube, vaid oli mingi koht, kus ma käisin vaatamas mängutreilerit. jah, see on selles mõttes kauges minevikus, et 2009 see tuli välja ja tõepoolest see graafika alguses oli ikkagi siuke nagu õõvastust tekitav, et ikkagi nagu on tahetud teha nagu siukseid filmilikke selliseid sissejuhatavaid stseene, mis osaliselt siis toimuvad tänapäeva maailmas ja osaliselt toimuvad siis seal 15. sajandi Itaalias on ju, ja siis kuidagi näha esialgu kuidagi neid siukseid silikoon inimesi, sest see oli tolle aja siuke 3D graafika, et oli kuidagi häiriv. ja mul oli alguses ikkagi tunne, et ma ei suuda selle asjaga kaasa minna, et kuidagi, et see mäng ei ole nagu hästi vananenud. Aga kui ma olin mingi tunnikese saanud seal nagu sisse elada ja ringi vaadata ja kui ma juba seal linna peal ringi jooksin, siis see asi hakkas nii hästi tööle, et praeguse seisuga ma ikkagi tunnen, et see on juba kuidagi vaikselt mingisuguselt nauditavuse astmelt jõuab lähedale ilmselt meie ühele suurimale lemmikule Legend of Zelda Breath of the Wild. Et ma kuidagi olin nagu üllatunud, et seal isegi oli natukene seda, mida ma olin nautinud Breath of the Wildi puhul. Muidugi Breath of the Wild on ikkagi nagu siuke Mount Everest, ma ei tea, väga paljude teiste mängude kõrval minu jaoks, et seal ei ole nagu, et ta ei ole nagu täpselt samal pulgal, aga ta on ikkagi nagu oluliselt lähemal sellele Breath of the Wildi tasemele minu jaoks, kui ma ei tea, suurem osa mängudest. Et selles mõttes väga mõnus kogemus. Ja aga midagi ma tahtsin, kust see jutt tuli näiteks, et vaata, kui Louvre või ei, kui see Jumalaema kirik Pariisis põles, et siis Assassin's Creed'i neid mudeleid sellest samast hoonest kasutati selleks, et seda Jumalaema kirikut taastada. Kust ma kuulsin seda? Kas see oli mingi kuulujutt või see oli mingi päris asi, mis juhtus? Ma ei ole seda kunagi kuulnud. See kõlab nagu täiesti ebaloogiliselt, sest miks ei võiks olla sellist, ütleme, täna ei ole mitte ühtegi põhjust, miks kõikidest nagu ajalooliselt tähtsatest hoonetest ei võiks olla nagu head 3D mudelid. Okei, ma tean küll, hea põhjus on see, et ei taheta sellele raha või aega kulutada, aga selles suhtes ju see ei tohiks täna enam nii keeruline olla. Ma vaatan, ma nägin mingisugust BBC artiklit näen praegu, kus Assassin's Creed'i autor annetas 500,000 eurot mingile fondile, mis tegeles siis selle kiriku taastamisega. Ja see oli 2014. aasta Assassin's Creed'is, seal Unity's oli siis Notre Dame olemas, ja seda mudeldati, siin on kirjas, et seda siis, ma ei tea, pandi kokku või mudeldati või disainiti 14 kuud. Selles suhtes nad on alati, hoolimata sellest, kuidas neid erinevaid mänguosasid on vastu võetud või kui hästi nendel läinud on, siis nad on alati rääkinud, et nad on väga palju nagu vaeva näinud just selleks, et see maailm oleks võimalikult nagu detailirikas ja selline nii tõetruu, kui nagu antud kontekst võimaldab. Et selles suhtes on see äge. Ma muidugi ise enamusi neid mänge ei ole mänginud, olen mänginud korra seda Black Flag'i,
mida ka hästi-hästi paljud on kiitnud. Mulle ma ei tea, ma vist ei jõudnud seal väga kaugele mängu alguses, et ma oleksin võib-olla pidanud üks tunnike või rohkem natuke veel mängima, et siis ma oleksin selle mängu mehaanikaga klikkinud, aga jällegi, mul on selline tunne, et vähemalt mingiteks perioodideks minu elus see mäng on liiga vägivaldne ja ma ei ole nagu, hoolimata sellest, kui äge see maailm on, siis ta nagu lihtsalt muutub liiga nagu koormavaks. Samas ma tahaks, võib-olla näiteks kui tuleks Assassin's Creed mingisugune Tallinna vanalinnas, see oleks päris huvitav või ma ei tea, mingi apteeker Melchiori mäng. Aga kusjuures saad aru, seda Assassin's Creed 2 mängides ma tunnen, et ma ka osaliselt kuidagi toidan seda või kuidagi sellega leevendan oma sükest Tallinna igatsust. Sest Firenze on nagu ei, no seal vanalinnas ringi joostes kohati natuke on tunda ka seda tunnet, mis on Tallinna vanalinnas, et see ei ole nagu nii meeletult erinev. See ei ole kindlasti sama, aga ikkagi mööda neid sikseid punaseid katusekive joostes ja niimoodi sikseid, ma ei tea, mööda sikseid Munakivi tänavaid. Siuke vana kool. Jah, täpselt, et vaatad seal, kuidas seal mingi narri kostüümis keegi tuleb mingist majast välja ja mängib lautot ja siis tekib siuke tunne, nagu oleks Olde Hansa juurde sattunud. Pakub sulle röstitud mandleid ja siis saad tõugata teda ja öelda talle, et ma annan sulle nuga, kui sa veel oma lautot mängid. Et siis see hästi nagu meenutab mulle seda, mismoodi ma Tallinnas tavaliselt tööle läksin, et ka niimoodi narre ähvardades. Et me ei pea sellest rohkem rääkima, mul tegelikult on veel siin teemasid reas. Võib-olla võtame siis järgmise, et ma võib-olla olen jällegi sellises vaimses seisundis, kus ma võib-olla ei talugi enam jutte sinu hommikustest tööleminekutest, kui sa jälle detailselt rääkima, kuidas sa nuga andsid. Meie üks olulisi saaterubriike läbi aegade on olnud Foo Fighters ja uued Foo Fightersi albumid. Ja kuna Foo Fightersil tuli välja uus album siin mõned nädalad tagasi, siis on väga oluline, et me räägiksime nüüd sellest albumist. Medicine at Midnight on albumi pealkiri. Siin paar palakest tulid juba eelnevalt välja, selleks, et inimestes juba isu tekitada ja kütta kirgi ja ootusärevust. Ja siis see album tuli välja ja nüüd meil on see album. Mida sa arvad sellest albumist, Ivo? Me vist korra rääkisime, kui tuli välja see single Shame. Ja ma mainisin tol hetkel, ma ei mäleta, kas see oli lihtsalt meie kahevahelises vestluses või äkki see on saates ka, mul on juba need kõik hästi sassi. See oli kas meie selles Möla saates, mis on põhimõtteliselt, võib öelda, et kõik on Möla, mis me räägime, aga lihtsalt, et selles lühemas Möla saates, mida me oma toetajatele teeme. Õige. Pealkirjaga Nüüd, kui pinge on maas. Seal ma mainisin, et see Shame mind üldse nagu ei kõnetanud või ei klikkinud ära ja seetõttu ma natukene nagu muretsesin, et milline see plaat tulemas on. Eriti kuna mulle Wasting Light, mis oli 2011. aasta album, kohutavalt meeldis. See on üks mu lemmikalbumeid üldse, kindlasti on see mu lemmikalbum neilt. Aga Sonic Highways nagu väga ei meeldinud ja Concrete and Goldil on ka nagu siuke, ma ei tea, osaliselt, et seal on nagu häid laule, aga nad on nagu lihtsalt siuksed head rocki lood, et ta jällegi ka see plaat nagu sellisel viisil ei kõnetanud mind nagu Wasting Light. Ja kui ma kuulsin seda Shame singlit, siis ma nagu muretsin, et vist ikka ei tule selline plaat. Aga nüüd olles seda hästi palju juba kuulanud, repeat'i peal mingisugune paar nädalat juba, siis see plaat kohutavalt meeldib mulle ja meeldib ka, eriti meeldib mulle see Shame lugu, sellepärast et see trummi ja bassi vahelduv rütm, mida nad seal loos kasutavad, jääb mind kummitama vahel terveks päevaks. Ja ma isegi, ütleme siis, kui on hea plaat, siis ma tavaliselt telin omale vinüüli ära ja seda ma jõudsin ka juba teha sellise ilusa sinise läbipaistva vinüüli jõudsin omale ära tellida. Väga mõnus. Mul tekkis see sama kihk kohe hakata vinüüli järele haarama. Mul ei ole Inglismaal vinüülimängijat, nii et see tooks kaasa sükse ahelreaktsiooni erinevate väljaminekute osas. Aga
mis seal salata, siin juba üks vinüülikene on mul siin juba riiulis ootamas, on ju, et elu vajab elamist põhimõtteliselt ja muusika vajab kuulamist, on ju. Et jaa, ma samamoodi kuidagi olen väga nagu nautinud seda albumit. Natukene ei püsi nagu koos minu jaoks täielikult, et kuidagi, et esiteks on kuidagi nagu väga lühike album, see on vist mingi 36 minutit või midagi sellist, mis pigem seostub mul siukse tüüpilise EP pikkusega, et minu arust nagu EP-d on harilikult siuksed nagu 15 minutit kuni mingi pool tundi, on ju. Ja ühtlasi kuidagi selle albumi ülesehitus natukene, ma ei tea, mõjub mulle kuulajana niimoodi, et see oleks nagu erinevate sükeste nagu palade, nagu erinevate mingite singlite playlist, ma ei oska öelda, et see album just nagu ei räägiks ühte mingit suurt lugu, nii nagu mõned väga tõsised siuksed concept-albumid räägivad. Ja noh, ongi, et see, et ta kuidagi on natuke siuke nagu natuke harali ja natuke lühike kuidagi on siiamaani nagu tekitanud minust siukest tunnet, et see võib-olla ei ole nagu nende kõige nagu siuke, kuidas öelda, nagu kõige paremini koos püsiv album või kõige paremini nagu voolav album loost loosse. Aga ma pean seda küll ütlema, et see jällegi hea on see, et see on seda sorti album, mis nagu iga kuulamisega ikkagi läheb nagu aina paremaks. Ja nagu sinagi, Shame esialgu tundus mulle nagu lihtsalt siuke okei lugu, mitte midagi erilist, aga jah, et mida rohkem käiata seda albumit ja seda pala ka, seda rohkem see kuidagi niimoodi hakkab oma nagu juuri ajama sisse ja kuidagi mingisugune siuke, ma ei tea, mingisugune nagu rõõm ja rõõm puhtalt sellest, et Foo Fighters ikkagi nagu on ja tegutseb, aina kasvab ja ma olengi nagu aru saanud, et rääkides erinevatest sellistest nagu suurtest bändidest, keda tõesti nagu tuntakse igal pool ja kes on juba saavutanud nii palju ja nii edasi ja kes mõnes mõttes on juba teinud piisavalt, et nagu ära teenida siuke nagu muusika ajalukku jäämine, et nad tingimata ei pea nagu sellepärast muretsema, et äkki kui me rohkem muusikat ei tee, et siis keegi enam ei mäleta meid. Et siis ikkagi nende puhul aina kasvab jah see rõõm, et nad ikkagi endiselt tegutsevad, et nad teevad, mis nad tahavad ja suur osa sellest muusikast kõlab nii nagu Foo Fighters ikka, et seal ei ole nagu tingimata midagi nagu väga üllatavat või et et nüüd nad tegid oma selle mingi Europop albumi või nüüd nad tegid oma mingisuguse New Wave nagu süntesaatori mingisuguse albumi, et kõik on suht nagu sama, aga see on jällegi nagu see on seda sorti mõnus sama, mida sa naudid ka selle puhul, et ma ei tea, et kui sa lähed, ma ei tea, koju, et siis sul on seal kõik on nagu sama, sest kõik on nagu oma käe järgi ära pandud ja et see on üks kindel paik nagu, mille juurde alati tulla, sest et sa saad sellele nagu kuidagi toetuda, et Foo Fightersi meloodiad ja kuidagi see nende siuke nagu elutahe ja loomistahe on alati inspireeriv mulle, lihtsalt alati inspireeriv. Jah, see harali olek häiris mind pigem eelmise plaadi puhul Concrete and Gold ja eriti häiris Sonic Highways puhul, mis plaadina, võib-olla ma ta kunagi nagu uuesti avastan ja ta siis hakkab mulle meeldima, aga mulle ta nagu, kui ta välja tuli üldse nagu ei sobinud, eriti peale Wasting Lighti. Aga jah, ma ei tea, selle plaadi puhul pole see nagu häirinud ja see ongi nagu kuidagi siuke, nad ise ka kirjeldasid seda kui nende siuke pop-album, et selline lihtsalt siuke fun, rõõmus, tempokas, pooleldi nagu tantsurokk. Ja samal ajal siin on nagu väga selliseid sügavaid ja tõsiseid lugusid nagu Waiting on a War, mis ilmselt ongi mul nagu plaadi lemmiklugu. Et selles suhtes ma ei tea, väga korralik plaat ja just mõtlen nagu eriti nagu selle pandeemia ja kõige kontekstis, et ma arvan, et on täiesti mõistlik tehagi mingeid nagu veits lõbusamaid asju või nagu proovida ja katsetada ja mängida ringi, sellepärast, et mis sa nagu ikka teed, et ei ole ju vaja kõike siukeste suurte kontseptsioonide ja tõsise, ma ei tea, taustaga kõike teha. Jaa. Ja kui juures jätka.
ei, kuigi ma just tahtsin nagu öelda, ma juba nagu teisele teemale minnes võib-olla, et Weezeril tuli ka see aasta juba plaat välja pealkirjaga OK Human, mis on siis selline väike sõnamäng siis Radioheadi plaadile OK Computer ja see on nagu nad ise nagu käsitlevad või seda on võimalik nagu käsitleda kui kontseptsiooniplaat. Üldse Weezer kipub nagu olema väga selline erinevate kontseptsioonide ümber oma plaate ehitama. Rivers Cuomo on nagu väga selliste spetsiifiliste mõtetega, mis ei ole alati head. Aga ta üritas siis nagu järgi teha oma selliseid 60-ndate, 70-ndate nagu lemmikalbumeid, sellist barokipoppi, sellised orkestratsiooni ja ütleme, ma ei tea, selline Beach Boysi Pet Sounds ja need olid tema jaoks selline inspiratsiooniallikas, kui ta seda plaati tegi ja see tuli suurepäraselt välja. Kuigi, jah, mulle väga meeldib see plaat, aga mul on natukene kahju, et see, mis pidi tulema Weezeri albumina välja, juba tegelikult eelmine aasta oli hoopis selline üllitis nagu Van Weezer, mis pidi olema nende siis tribuut sellisele juustusele 80-ndate rockile. Sellest ka siis nimi, eks ole, nagu Van Halen. Aga seda nad ei saanud välja anda just sellepärast, et see pidi olema nagu selline, ma sain aru, et see pidi olema nagu terve siuke suur tuur ja nagu siuke staadioni rocki värk ja kuna COVID, siis see ära. Nii et selles suhtes OK Human on nagu väga lahe. Väga lahe asendus. See juba algab sellise nagu ennast defineeriva looga nagu All My Favorite Songs, kus siis Rivers laulab, et kõik mu lemmiklaulud on kurvad. Ma ei saa aru, mis mul viga on. Ja kõik mu lemmikinimesed ajavad mind vihale ja siuke veits nagu ikka siuke teismelise ängst, aga väga kihvt plaat. Ma peaksin kuulama seda, ma ei tea, kuidas see nii läinud on, et ma ei ole mitte kunagi Weezerisse süvenenud, kuigi jällegi see on üks neid nimesid, mis lihtsalt kogu aeg ikkagi käib nagu vestlusest läbi, kui sa vähegi vaatad, et kas või siis, kui sa vaatad, kuidas erinevad bändid räägivad teistest bändidest, et siis kuidagi Weezer nagu lihtsalt tuleb teemaks siin ja seal. Nii, sõnum peaprodutsendilt. Kas ma võin mängida Animal Crossingut? Animal Crossingut, jah, mine mängi. Okei. Mine arenda seda ilusat saart, kus ma elan lihtsalt oma uberikus keset liivaluiteid rannas. Mulle meeldib, et tundub, et meie teemad kipuvad seekord niimoodi üksteisega põimuma ja Animal Crossing tuleb jälle taas tagasi. Kusjuures ma pean tõdema, et selline on olnud üldse minu kogemus Animal Crossinguga, et ma tüdinen sellest mängust väga kiiresti, aga ta leiab jälle tee tagasi minuni. Näiteks kui ma olin kolinud Belgiast Eestisse ja oli see jõuluperiood ja ma olin kohutavalt väsinud, sest ma nagu üritasin eluga hakkama saada ja kõik see kolimised ja asjad võtsid nii palju nagu seda energiat ära, et siis ma lihtsalt nagu lamasin siin diivani peal ja mingi hetk panin selle mängu mängima ja tegin selle lumememme ja see kõik oli nii nagu kuidagi selline südant puhastav ja hea. Ja südant puhastav, see on nii väga kaunilt ütled. Ma ei tea, kas seda on kõigile täna märgata ka, aga ma lihtsalt ei suuda rääkida. Ma ei tea, millest see asi on, ma ei suuda täna rääkida pooled sõnad, mida ma tahan öelda, lihtsalt ei tule mulle pähe. Kuule, ma tunnen nagu täiesti sama asja, mul on niisugune tunne, nagu mul oleks mingi ajukahjustus. Ma reaalselt lihtsalt kuidagi nagu vestlen edasi ja lükkan kõrvale kogu aeg mõtet sellest, kuidas see kõik kõlab nagu ajukahjustusega inimene üritab nagu lauseid kokku panna ja üritab teeselda, et tegu on mingit sorti nagu läbimõeldud saatega. Kusjuures rääkides läbimõeldusest, ma tahtsin öelda seda, et väike promominut, et kuna meie kummagi abikaasad popkulturist vist väga ei kuula. Eeva vahepeal siin nagu hakkas on ju kuulama. Tal on mingid perioodid, kus ta vahepeal natuke kuulab, aga üldiselt mitte. Ja minu abikaasa teadlikult väldib popkulturistest, et ta ühesõnaga see ei huvita teda, olgem ausad, nii.
ja siis Gea hakkas nüüd tegema ühte väga lahedat podcast'i koos Merilin Mandeliga. Ja Merilin Mandelit võib-olla inimesed tunnevad sellise populaarse Instagrami konto eestvedajana, mille pealkiri on Yes lapsed, kust saab nagu toredaid nõuandeid lapsevanemluse teemadel. Et ühesõnaga Merilin ja Gea panid pead kokku ja tegid siis podcast'i, mille siht oli vähemalt Gea nagu plaane üle vaadates oli olla midagi, mis oleks täiesti teistsugune kui popkulturistid, mis oleks nagu teises äärmuses, mis oleks läbimõeldud. Jaa, et nagu, et see asi ei ole isegi popkultuuris kui sellises või et anti-popkulturistid, vaid pigem ütleme nagu lihtsalt kvaliteedilt nagu midagi vastandlikku. Ehk siis midagi, mis oleks läbimõeldud, mis oleks sisukas ja mis oleks põnevalt kokku pandud. Ja nii sündis siis Yes lapsed podcast ja peab täpsustama, et Yes on J-E-S-S, mitte nagu ingliskeelne yes, nagu Y-E-S, on Yes lapsed, seda saab kuulata igalt poolt, kust podcast kuulatakse. Esimene osa rääkis teemast, mida meie fännid palusid ja siis lõpuks väsisid ära ja enam ei palunud, sest nad nägid, et seda teemat lihtsalt ei tule mitte kunagi popkulturistide lauale, see oli seks. Yes lapsed kohe siis esimese osaga lajatas, kohe oli nagu seksi ja seksuaalsuse teemaline osa, kus räägitakse sellest, kuidas lapsevanemaks saamine või kõik selle ümberkäiv kuidagi siis mõjutab ja muudab paaride seksuaalsuhet ja üleüldse kuidagi seksuaalsusest laiemalt. Väga põnev saade, erinevad perspektiivid, erinevad hääled kõlasid seal saates, nagu ma ütlesin, üks siht oli panna see saade põnevalt kokku, mitte lihtsalt panna nagu salvestama ja lasta kõigel lihtsalt olla nii, nagu on, nagu meil on ju. Et ikkagi nagu, et on ka vaeva nähtud, see oli nagu üks nagu oluline kvaliteedimärk, mida, ja täpselt. Ja see õnnestuski neil, nad tegidki saate, mis oli selles mõttes nagu täiesti erinev popkulturistidest, kohe tuli palju kuulajaid ja nüüd nad on teinud ka teise osa. Ja nüüd me jõuame selle juurde, et miks meil veelgi on nagu veninud see oma saate tegemine, et nad nüüd vähe sellest, et nad on loonud podcasti, mis juba oma nagu olemuselt õõnestab popkulturistide jalgealust. Nüüd nad on nagu imenud sinu, Ivo, ka enda sinna nagu mulli ära ja sind on sealt väga raske kätte saada. Ja mis täpsemalt juhtus, oli siis see, et neil oli vaja inimest, kes üks päev Gea tuli mu juurde, et Jim, kuule, kas sa tead kedagi, kes nagu oskaks nagu väga hästi podcasti kokku panna ja kes tunneks nagu audiotehnikat ja oleks siuke nagu meiega samal lainel ja nagu saaks keegest aru ja kellel oleks mõnus suhelda. Et ma ütlesin, ma ei tea, kõlab nagu Ivo Krustok. Kas tõesti Gea tegi siukest nagu teeskles, et ta on üllatunud, on ju, et tegelikult ta lihtsalt nagu lavastas kogu selle olukorra selleks, et mina oleksin see, kes justkui nagu ette söödaksin neile, Ivo. Jaa, sest et siis tagantjärele vaadates ju siis ei saa kedagi teist süüdistada peale minu, et aga sa ise ju ütlesid, et ühendu Ivoga. Ja mis juhtus oligi see, et nad hakkasid siis, et nad nüüd teevad seda podcasti edasi sinuga, nii et sina oled nende leeris nüüd. Nad maksavad sulle raha, teil on pikad ja sisukad mingid Zoomi koosolekud, ma olen märganud vahel, kui ma olen nagu juhtunud toast mööda kõndima, ma ei tohi tuppa sisse astuda muidugi, et teemad on nii tähtsad ja nii, aga see on vahepeal kuulda Ivo häält sealt ja nii edasi ja popkulturistid jääb lihtsalt tegemata, sest et vähemalt ühel õhtul sa ütlesid, et ma hea meelega teeks, aga ma olen liiga väsinud ja ma tean, et sa olid väsinud sellepärast, et need kaks naist olid imenud su energiast tühjaks oma nõudmistega ja sa olid terve päev tegelenud sellega, et panna nende järgmist podcasti osa kokku, mis tuli jällegi väga kihvt ja peab tõesti ütlema, et kui sa ikka veel kuulad popkulturiste, siis palun tee nüüd õige otsus, tee terve mõistuslik, tee tervislik otsus, tee see hea otsus ja hakka kuulama Yes lapsed podcasti, kus Ivo Krustok on puldi taga, hoolitseb sellest, et kõik kõlaks väga kihvtilt ja siis kaks professionaali nagu näitavad, et kuidas see saate tegemine tegelikult käib.
ja seksist saab kuulda kohe esimeses osas. ma muidugi seda seksi osa ei teinud, nagu meie see popkulturistide üldine poliitika on, et seksist me hoiame eemale, et see ei ole the popkulturist way, vaata. Jaa. See lihtsalt ei ole, jah. Aga seda teist osa ma tõesti aitasin helindada, aga ma ei saa nagu veel öelda, et mind on nagu täielikult assimileeritud sinna produktsiooni, sellepärast, et ma nagu ette juba hirmunud olles, et veel üks lisaprojekt teeb minu elu veel ebamugavamaks ja vähem vaba aega jätvaks, siis ma ütlesin, et ma teen 2 osa ja siis vaatan, kui palju nende peale aega kulub. Ja siis mõtlen edasi. Nii et on šanss, et sa ikkagi põhimõtteliselt tõmbad nahhi nagu sellest Yes Lapsed firmast. Selline teoreetiline võimalus on tõesti olemas, jah. Okei. No ma hoian pöialt ja ma ei ütle, millele täpselt, aga wink, ma hoian pöialt. Popkultuuri radadel edasi tõtates peaks ikkagi rääkima tüvitekstidest ja iga popkultuuri huviline teab, et neid tüvitekste on tegelikult ainult 2. Esimene neist on Fortnite ja teine on Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja ma alustan siis sellest teisest, et minuga juhtus selline lugu, et aasta alguses ma võtsin ette sellise loomingulise projekti või pigem lihtsalt kuidagi lubasin endale, et ma iga päev joonistan ja avaldan väikse koomiksi. Ja see on selline kolpade teemaline koomik, selle pealkiri on Skulls, me oleme seda ka maininud oma saates varem. Aga kes ei ole peale sattunud, paneme lingiga oma saate märkmetesse. Skulls siis on see kirjapilt ja saab seda lugeda nii Instagramist kui ka Twitterist kui ka Facebookist. Ja ma ühe Skullsi koomiksikese tegin siis nagu teismeliste mutant ninja kilpkonnade teemalise. Seal on siuke nagu selle teemaline väike naljakene. Ja mis juhtus, oli see, et seda laikis ootamatult ja mul on väga-väga vähe jälgijaid seal on ju, et selles mõttes oli täiesti siuke hashtagi põhine komistus ilmselt nagu, et see inimene komistas selle koomiksi otsa kogemata, aga selle inimese nimi on Mark Caso ja kes ei tea, kes ta on, sest mina kindlasti ei teadnud, kes on, kui mu pilti laikis, aga ma millegipärast hakkasin uurima. Selgus, et tema mängis 90-ndatel nendes Teenage Mutant Ninja Turtle'i filmides mängis Leonardot. Nii et põhimõtteliselt ma tegin väikse nagu Turtlesi teemalise koomiksi, mida nägi ja laikis Leonardo 90-ndate Leonardo siis. Wow. Ja see oli lihtsalt siuke nagu cool väike asi, mis kuidagi tuletas mulle meelde, et internet on väga imelik ja seal võib juhtuda mingeid täiesti suvalisi vahvaid asju vahel. Mis ei jäta mingit olulist jälge mitte kuskile ja mis tegelikult ei muuda mitte midagi. aga nii juhtus ja see korraks oli ikkagi nagu vahva. Et mul on nagu tore mõelda, et seesama Turtlesite film, mida ma kinos EHA või kuskil käisin oma emaga vaatamas kunagi, kui ma olin, ma ei tea, 7-aastane. Et siis see Leonardo, kes seal hüppas mõõkadega ringi ja sõi oma vendadega kanalisatsiooni kanalis pitsat, et seesama Leonardo siis on Instagramis ka heaks kiitnud minu väikese koomiksi. Väga vägev. Ma nüüd ootan järjekordas siis seda, et millal David Duchovny sinu Scully koomiksit laikib, see oleks väga, väga hea järg sellele. Ma arvan. Aga see on tegelikult... Või Gillian Anderson. Ei, ma just arvan, et see võiks olla ilmtingimata David Duchovny. Kuigi, ütleme nii, et kui Gillian Anderson sinu mingit kontakti sinuga omaks, siis see oleks nagu ilmselt maailma kõige ägedam asi. Sest ta on lihtsalt üldse kõikidest näitlejatest vist üks mu lemmiknäitlejaid praegu.
mitte ainult X-Filesi pärast, mis oli ka tõesti suurepärane, aga ma ei tea, kas me oleme siin saates üldse rääkinud sellest, ma vahepeal vaatasin Netflixi jälle omajagu palju, sellest on nüüd jälle päris palju aega möödas, ma ei ole vahepeal seda üldse avanud, aga mingi hetk tuli sinna selline sari nagu Sex Education, see on meil saatest läbi käinud. Sellel on 2 hooaega olnud ja ta on suurepärane sari ja üks osa, miks see sari on suurepärane, on see, et Gillian Anderson mängib seal. Ja ei ole vaadanud, aga ka Rainer Peterson, meie erikorrespondent, kiitis seda sarja väga sarnaste sõnadega. Jaa, aga see on tegelikult täiesti uskumatu olnud. Ma olin nagu aasta alguses kergelt selline skeptiline, et kas on ikka hea mõte nagu uus aasta projektiks võtta asja, mida sa pead iga päev tegema. See on nagu suht jõhker eesmärk. Aga tõesti, sul on juba 56 koomiksit üles pandud ja päris mitmed neist on väga-väga naljakad. No mul on rõõm kuulda seda, aitäh, et sa nii ütled, see on jah, kuidagi, nõme asi on nagu see, et kuidagi vahepeal alguses ikkagi see hasart läks nii suureks, kuidagi kasvatada oma jälgijaskonda ja ma ei tea, koguda võimalikult palju laike ja nii. Ja siis kadus nagu see siht natuke silme eest, et millega ma üldse tegelen või mis selle asja mõte on. Ja kuidas see jälgijate kasvatamine üldse käib? No esialgu ma lihtsalt hõikasin välja oma muudel sotsiaalmeedia platvormidel, kanalites, nagu et näed, ma nüüd teen sükest asja, keda huvitab, pange silm peale, on ju. Et siis nagu sealt kuidagi voolas üle mingi osa jälgijaid, mida võis ka arvata, et küllap keegi ikka sõprade seast nagu ma ei tea, huvitub piisavalt, et vaadata, et millega ma nagu veel tegelen. Aga muidu ma ei teagi, see on hästi nagu suvaline kuidagi, et Instagramis lihtsalt mingisugused, ma olen sattunud mingisse nagu koomiksi tegijate süksesse nagu ma ei tea, rubriiki vist siis nagu Instagramis on ju, ja teadlikult olen ka seal ise nagu oma selle koomiksi konto alt hakanud jälgima teisi koomiksi tegijaid ja nii edasi. Kas seal on mingid oma hashtagid ka, mida peab kasutama? Ja siis on mingid hashtagid, mida nagu seal paljud nendest koomiksi autoritest kasutavad ja nii. Ja tõepoolest nende hashtagide kaudu nagu vahete vahel satub mingeid nagu täiesti nagu võhivõõraid inimesi nagu asju vaatama, aga see ei ole kuidagi, ma ütlen, see ei muuda väga midagi või et neid jälgijaid ei tule niimoodi hooga juurde, et lõppkokkuvõttes ikkagi jälgijaskond, ma arvan, peamiselt kasvab ikkagi sellise suusõnalise soovituse toel ja ma arvan, et need, kes on mind juba nagu sõbrale soovitanud, on seda juba teinud ja mulle tundub, et see kuidagi jälgijate lugemine ja sellega tegelemine kokkuvõttes lihtsalt väsitab mind, et ma peamiselt ikkagi tahan, et mul oleks iga päev kohustus midagi uut välja mõelda välja väikene lugu, väike sketš, mingisugune väike nali visata, mis kellegi korraks naeratama paneb ja selle läbi ka endale kuidagi enda sellist nagu loomingulist musklit hoida lihtsalt töös. Sest et päevad mööduvad nii kiirelt ja tegelikult põhjuseid jätta seekord kirjutamata või jätta seekord joonistamata on alati nii palju, et ma lihtsalt tahtsin näha, kas ma olen suuteline pühenduma nii jäägitult, et ma aasta otsa ei tee ühtegi erandit ja juhtugu mis tahes. Ja kusjuures isegi sel päeval, kui mu väike teine tütar sündis, siis kui ma nägin, et Kea oli juba seda nägu, et täna on haiglasse minek, siis ma ruttu esimesel võimalusel käisin ka oma kirjutuslaua taga ära ja tegin koomiksi valmis selle teadmisega, et sel päeval enam mul selleks aega ei tule. Rohkem aega ei ole. Ja siis tegin selle ära. Nii et see on olnud siuke mõnus trenn, ma ütleks, tegelikult see on siuke vaimne trenn minu jaoks. Ja väike viis ennast, enda meelt ka lahutada ja võtta endale igast päevast, ma ei tea, pool tundi, et lihtsalt nokitseda millegi kallal, mis mingit raha sisse ei too ja mida likeib 20 inimest heal juhul.
ja vahel see inimene või ükskord oli see inimene Leonardo, 90ndate Leonardo, nii et kui nii võtta, siis miks mitte, see on ju nagu vahva viis, kuidas aega mööda saata. See sotsiaalmeedia kasvatamine on üldse väga huvitav teema ja ma eeldan, et selleks on eraldi eksperdid olemas, sest see ei olegi nagu selline läbipaistev ja lihtne protsess, sest minu kogemused seni on olnud nagu popkulturistide selle nii-öelda brändimise ja kogu selle asju ülesehitamisega, mida me muidugi, kui me päris ausad oleme endaga, oleme ikka kohutavalt nagu suvaliselt ja üle jala teinud, et inimesed, kes jälgivad meid erinevates kontodes, saavad umbes ühes asjas kindlad olla, et ilmselt Facebooki ja Twitterisse, kui uus osa välja tuleb, see nii-öelda postitus pannakse ära, aga midagi muud me väga teinud ei ole. Hoolimata soovidest ühes või teises osas seda nii-öelda asja laiendada ja seda on ka näha, et tegelikult meie jälgijasnumbrid mingid meeletult suured ei ole, aga samas ma mäletan, et alguses, kui me alustasime, siis nagu igat seda laiki näha oli ikka kohutavalt äge ja olgem ausad, on nüüdki, et kui ma näen, et ikkagi inimesi nagu tuleb juurde ja keegi uus inimene on jälle meid avastanud, siis see teeb palju rõõmu, aga näiteks ka Instagramis mida ma üritasin ükskord mingit fotograafiakontot teha ja seal ka nagu sa saad mingisuguse väikse protsendi inimestest, kes sind jälgivad, siis lähevad ja jälgivad seda teist lehte ka. Ja seetõttu nagu ta tundus kuidagi hästi mõttetu teha täiesti eraldi kontona. Ja mida ma olen ka avastanud näiteks selle puhul, kui ma ise pildistan kedagi ja jagan neid postitusi oma enda Instagrami konto all, siis mul on tunne, et inimesed nagu scrollivad neist tänapäeval juba suht suvaliselt mööda. Et sul on lihtsalt jälle üks mingi kena foto mingist inimesest, kuna sina teda ei tunne, siis ta on üks nagu, ma ei tea, sadade seast sinu selles feedis. Ja ma olen täheldanud, kui ma olen teinud neid Instagram top, mis iganes, ma ei tea, 9 of the year on ju, et siis kõik pildid, mis mul kõige rohkem like saavad, on need, kus ma ise olen peal, mis kõlab loogiliselt, sest need on minu sõbrad ja see on nagu see koht, et nad näevad, et ahaa, see on pilt minu sõbrast, ma likein seda, seetõttu igasugune selline nagu muu eneseväljendus nendel platvormidel ongi nagu, jääb nagu suhteliselt tähelepanuta, sest sul on juba sadu ja sadu, ma ei tea, asju, mida sa seal jälgid ja sa ei suuda nagu väga palju võib-olla neil täpselt vahet teha, et kes mida kus teeb ja mis pilt see täpselt siis on. Aga eks see on, ja sinu koomiks isegi ju on väga sellise spetsiifilise välimusega ja stiiliga, et peaks nagu selgesti eristuma kõikidest teistest asjadest, mis on ju positiivne. Mul on mingi oma nišš küll, aga samas jällegi vaadates ringi, mida teised teevad, see ei ole ka midagi sellist, mida pole enne tehtud või mis iganes, et see formaat on juba varem olemas olnud kuidagi, et ilmselt võib-olla mitte sellise fookuse ja sellise nurgalt, nagu mul on tingimata, sest et see on väga minimalistlik koomiks ja põhiliselt peaaegu kõik need erinevad osad on olnud sellised 1-2, võib-olla 3 paneeliga sellised väiksed naljakesed, kus on lihtsalt üks naljaka välimusega pealuu, kes siis teeb mingisuguse sükse, ma ei tea, mingi keelepõhise nalja või ütleb mingisuguse jabura asja. Ja et seal ei ole nagu väga palju mingeid detaile ega mingisuguseid värve isegi, et on siuke must-valge, väga lihtne ja ongi põhimõtteliselt selle nagu juured ulatuvad ju väga selgelt ka näiteks pesakonna koomiksisse ja seda laadi asjadesse, et oma lihtsuselt ja siukselt nagu tooruselt võib-olla see kuidagi jätkab seda sama traditsiooni. Aga et mulle tundub, et üldiselt, kohe kui ma alustasin, minu arust esimesel nädalal juba tuli mulle Instagrami postkasti mingisugune pakkumine, et võin saata sulle hinnakirja, et minu konto alt ma võin nagu avaldada järgmisel nädalal üle päeva su koomikseid ja siis saad jälgijaid juurde ja siin on hinnakiri siis. Kas see oli paljas porgand või? Ei, see oli mingi suvaline, keegi inglise keelt kõnelev mingisuguse sükse nagu koomiksi kontode haldaja, kellel oli siis, ma ei mäleta, see on kõik nii suvaline, ma ei tea, tal oli mingi 4000 jälgijat, võib-olla mul oli mingi 20 selle hetkel, siis oli mingi, kuule, lahe koomiks. Kui jälgijaid tahad juurde saada, siis ma võin sulle sebida, kui sa maksad mulle $100, vaata. Et see kõik kokkuvõttes tundub nagu nii jäle või ma ei oska öelda, see kuidagi ei ole üldse seotud sellega,
mille pärast ma üldse teen seda asja. Mulle tundub kuidagi nõme osta endale jälgijaid, seda enam, et tänapäeval on ju nii lihtne ka fake ida lihtsalt neid jälgijaid, et saab ka igasuguseid $100 libakontosid. Yeah. Ja et et saad endale 50 erinevat botti jälgijaskonna sekka ja maksad selle eest $100, see tundub täiesti debiilne. Ja võib-olla tõesti sinna satub ikkagi ka palju päris inimesi, aga kokkuvõttes ma ei tea, et ma ei viitsi tegeleda sellega, see tundub lihtsalt mõttetu ja. Aga orgaaniline jälgijaskonna kasvatamine on alati mulle sobinud ja kui meie kuulajate seas on inimesi, kes ei ole seda koomiksit veel vaadanud, siis ma küll soovitaksin piiluda, et see on minu selle aasta igapäevane siuke loominguline projekt. Selle pealkiri veel kord on Skulls ja seda saab vaadata Instagramist Skulls Comics, Twitterist Skulls Comics ja Facebookist Skulls Comics ja me paneme siia saatemärkmetesse ka need lingid uuesti. Aga ma tahtsin jõuda selle teise alusteksti juurde, milleks on Fortnite. Ja ma sattusin sellise artikli peale IndieWire'is, mis räägib Fortnite'i edasistest plaanidest seoses filmikunsti edendamisega. Ja ma sattusin nägema seda artiklit tänu sellele, et üks mu hea kolleeg kunagistelt Buffy päevadelt, ma kunagi töötasin Buffy's nimelt kunagi ülikooli ajal ja sellest on möödas rohkem kui 10 aastat, ma ei tea, 15 aastat. Aga igal juhul koos pusisime Buffy's mõned aastad koos ja nüüd ta siis postitas Facebooki, et see on nüüd üks siuke artikkel või siuke sõnum, mida ta loodab, et filmifestivalide korraldajad, eriti keskealised filmifestivalide korraldajad võtavad tõsiselt. Ja see artikkel IndieWire'is räägibki siis sellest, kuidas Fortnite on juba ennast tõestanud sellise omamoodi sotsiaalmeedia platvormina tegelikult, võib-olla meedia on vale sõna, ta on lihtsalt nagu siin need mängutegijad ise ütlevad, et see on siuke nagu kokkusaamis-koht põhimõtteliselt, et see on selles mõttes midagi enamat kui lihtsalt mingi tulistamismäng, et see on ka ühtlasi viis inimestele koos ajaveetmiseks. Ja üks suur sündmusi, mis ju hiljuti aset leidis Fortnite'i maailmas, oli see, et Travis Scott, kes on üks tuntumaid popartiste üldse, läänemaailmas vähemalt meie praegusel ajastul. Travis Scott andis sellise virtuaalkontserdi Fortnite'is. Mina ei käinud seal kontserdil ja ma ei ole ka vaadanud mingeid YouTube'i klippe sellest, et kuidas see kontsert siis nagu oli või kuidas seal need, ma ei tea, kas need kõik jooksid oma relvadega ringi seal ja tegid oma neid Fortnite'i tantsusid ja Travis Scotti mingisugune virtuaalne avatar siis esines laval ja kas tal endal olid mingid andurid siis küljes, kui ta, ma ei tea, oma kodustuudios siis ringi tuias toas ja esines miljonitele, ma ei tea, kuidas see täpselt oli. Ma ei tea, kas sa sattusid nägema neid Travis Scotti kontserdi klippe üldse? Ma pidin esiteks guugeldama, kes on Travis Scott. Me oleme rääkinud Travis Scottist. Jaa, ma rääkisin ükskord sellest tema kontsertfilmist. Sa peaks ikka hakkama popkulturiste kuulama. Ma räägin sulle, Ivo, see on nii hull. Ma arvan, et see on kõik selle Yes laste projekti süü, et vähe sellest, et sa oled kuidagi kuidas on see, et annad näpu, võtab terve käe, et vähe sellest, et see juhtus, siis lisaks su nagu aju on ka võetud juba, sest et nüüd nad juba kustutavad sinu mälestusi popkulturistidest. Ja ma ei tea, kuidas nad seda teevad, aga see on õudne. Eks sa pead küsima pärast kealt, et mida nad teevad minuga. Ega ma ise ka ei tea, vaata, ma arvan, et see on siuke asi. Ma vaatasin just hiljuti seda Mehed mustas 4. filmi, et seal on, eks ole, see masin, et iga kord, kui nad teevad sinuga midagi, siis nad klõps kustutavad selle ka ära, nii et sa ei tea ju, mis sinuga tehakse. Ma olen Fortnite'i mänginud päris alguses, see oli veel enne seda, kui minu meelest neil üldse tulid ma ei tea, kas need asjade nimed on seasonid või mis need täpselt seal on. Nendel on mingisugused iga aja tagant midagi uueneb, eks ole.
aga ma nagu päris alguses mängisin natukene Fortnite'i, ma arvasin, et see on kohutavalt lahe mäng. Ma nautisin selle mängimist, aga ma olin selles väga kehva. Täpselt sama. Ja vaata, siis ongi nagu see, et mul ei ole nagu vaja elus juurde asju, kus ma saan tõestada teistele, et ma olen selles nagu kehva, et neid asju on mu elus täna juba oma jagu kogunenud. Et seetõttu ma siis nagu ma ei tea üldse, need mitmikmängude teema on mõneti nagu hästi lahe mängida neid mitmikmänge, aga teatud mõttes on ka sellega see asi, et see vajab nagu pühendumist, et ühest küljest, kui sa mängid mingeid meeskonnamänge, ma tean, et pigem, kuigi Fortnite'is on ka vist meeskonnaga võimalik mängida, siis ta pigem on nagu ikkagi selline 1 versus, ma ei tea, 99 tüüpi mäng. Ja seetõttu nagu see, et sa kehva oled, otseselt ei tähenda seda, et sa kedagi nagu alt vead, aga teine asi on ikkagi, et kui sa tahad seda mängu nagu tõsisemalt mängida, siis sa pead sellele aega pühendama ja siis ta juba tundub nagu, et okei. Et see on ka näiteks üks põhjus, miks ma olen sellisest suurest viimase aja megatrendist nagu Among Us, ma ütlesin seda kuidagi naljakalt, täielikult kõrvale jäänud, sellepärast, et ma saan aru, et see on nagu selline tiimimäng ja ma ei taha alt vedada oma tiimi. Ma ei julge seda isegi õppima hakata. Ma ei tea, mida see räägib minu vaimse tervise kohta, kas see on hea, mida see räägib minu vaimse tervise kohta, aga jah, ma olen nagu mitu korda vaadanud, et see Among Us tundub huvitav, aga ma ei ole julgenud seda isegi mitte mängima hakata. Ja mul on näiteks sama, et mitte et ma ei julgeks, aga mul on selline tunne, et see lihtsalt oleks jubedalt jälle et see nõuaks süvenemist jälle ja sükest sisseelamist ja ma praegu lihtsalt ei jaksa nagu, et mul on siin muud asjad käsil. Aga ma vaatan praegu seda Travis Scotti kontserti ja see näeb ikkagi nagu väga lahe välja. Kas see on nagu kunagi olid need Second Life'i kontserdid või? Ma ei ole käinud ühelgi Second Life'i kontserdil, ma ei tea ka, millised need täpselt välja nägid, aga siin Fortnite'is ongi see tegevus on seal nagu sa võid ette kujutada seal Fortnite'i seal saarestikul või saare peal. Travis Scott on hiiglaslik ja tammub seal ringi ja räpib ja siis inimesed sama nendes futuristlikes kostüümides siin tantsivad, mingi helendav sükestel LED-triipudega mingi kiisu siin tantsib ja mingid inimesed vehivad põlevate haamritega ja siis ja kõik näeb siuke väga psühhedeelne vahepeal välja nagu mingisugune nagu mingisugune LSD-tripi siuke visualisatsioon, kuigi ma ei ole LSD teinud, aga nii räägitakse, et see umbes kõik käib mingid plahvatused ja ei, see näeb väga nagu huvitav välja, see näeb välja nagu siuke meelelahutuse tulevik jälle natukene. Natuke nagu siuke seda tüüpi meelelahutus, mida ennustas ette siuke küberpunk esteetika. Et nüüd see on nagu kohal, nüüd see on inimestel reaalselt lihtsalt nagu magamistubades, on ju, kui nad oma konsoolid sinna veavad või arvutid. See on päris huvitav, tõesti, see näeb lahe välja. Ja see päris sür näeb välja ja ma praegu ilma audiota vaatan, et ilmselt audioga on veel parem. Aga tulles tagasi selle, arvestades, et see on kontsert, aga tulles tagasi selle artikli juurde, et selle artikli põhisõnum oli siis see, et filmikunstil praegu, seda otsesõnu välja ei öeldud, et filmikunstil praegu väga hästi ei lähe, aga see on teada fakt, et vaatajanumbrid langevad ja kinod nüüd pandeemia ajal järjest lähevad pankrotti, mis veelgi kiirendab seda arengut, et filmid pigem lähevad otse nii-öelda sellisesse, otse telesse põhimõtteliselt, vaatad sa seda siis Netflixi või mõne muu voogedastusteenuse kaudu, vahet ei ole, aga igal juhul, et siuke kinoelamus on muutunud ja inimesed käivad kinos vähem ja seda kõike me oleme rääkinud, kuidas nagu Hollywoodis on juba mõnda aega olnud siuke kriis, et ei tehta enam selliseid nagu kõrgel tasemel siukseid keskklassi eelarvega kunstifilme, vaid on ainult kas gigakallid blockbuster siuksed filmid, mida toodetakse kahasse, ma ei tea, Hiinaga näiteks ja siis on filmid, mida tehakse iPhone'iga 0 rahaga. Et siuke normaalne keskosa on lihtsalt väga-väga õhukeseks kulunud.
ja siis selle valguses Fortnite'i tegijad siis nüüd on pakkunud välja sellise uue platvormi põhimõtteliselt oma mängu näol, et Fortnite'is võiks nüüdsest vaadata ka filme. Ja nad korraldavadki sellise animafilmide festivali Fortnite'i maailmas. Siin pealkiri kohe ütleb, et potentsiaalne publiku arv võib ulatuda 350 miljonini, mis on jällegi siuke täiesti absurdne arv, on ju. See oleks koheselt kultuuriajaloo kõige suurem filmifestival, mis üldse aset leidnud on. Ja huvitaval kombel just nimelt animafilmid, et lühi animafilmide festival oleks see siis esialgu. Et see on lihtsalt nagu huvitav areng jällegi. Ma mõtlesin selle peale ka, et kas inimesed üldse lähevad sinna Fortnite'i kolama selle ootusega, et nad seal saavad nüüd istuda maha ja vaadata mingit filmi, et mulle tundub, et Fortnite'i siuke see närviline siuke üksteise tagaajamine ja see, kuidas see maailm seal kokku tõmbub, on ju, et kuidas see piiramisrõngas tõmbub aina koomale ja sa ei saa seal väga vabalt ringi joosta seal saarel, lõpuks sa pead minema sinna ühte majja, kus veel saab olla ja pead maha laskma kõik need inimesed, kes seal on ja nii edasi, et see kõik tundub nagu vastand sellele, mis on niisama mingisuguse filmi vaatamine rahulikult, ühes käes karastusjook ja teises käes krõpsukauss või midagi sellist. Et aga arvestades, et inimesed juba et paistab, et läks väga hästi selle Travis Scotti kontserdiga ja et inimesed juba niikuinii on harjunud veetma aega Fortnite'i maailmas, et siis võib-olla tõesti see on mingisugune asi, mis jõuab mingisse uude kohta välja, kus siis, ma ei tea, 15 aasta pärast on täiesti harilik meil minnagi, ütleme, Fortnite'i mingile saarele ja siis seal on näiteks mingi kinosaar ja seal on mingisugune, siis on mingi teine saar, kus on, ma ei tea, kokandus, teemalised töötoad, et kõik need YouTube'i kokad, kellest sa Raineriga eelmises osas rääkisid, on siis mingisuguse saare üle võtnud, et kes teab, võib-olla see on see, mismoodi me nagu edasi liigume. No see on see tulevik, mida see Ready Player One raamat ja film siis nagu teoreetiliselt ette nägi, et sa oled sellises virtuaalmaailmas ja seal luuaksegi selliseid väga nagu mängudest inspireeritud maailmu, kus siis erinevaid asju teha ja elada ja olla. Aga me näeme seda iga natukese aja tagant ju, kui mingi mäng saavutab mingisuguse sellise ääretult suure populaarsuse, mis võimaldab tal kuidagi minna väljaspoole seda nagu rolli, mis tal esialgu on pandud. Ja ütleme, nende mängude puhul võib-olla ka see ma ei tea, Fortnite on selles suhtes võib-olla kõige huvitavam seni olnud, et ta on ju ikkagi nagu selgelt lihtsalt siuke tulistamismäng. Aga ta on kuidagi nii selline eklektiline tulistamismäng ja nad on suutnud, eks see tuleneb nende ärimudelist ka, et nad peavad pidevalt midagi uuendama ja sulle tooma nagu sellist väga, väga muljetavaldavat kraami, et sa siis ostaksid seda, sest mäng ise on ju tasuta, sa maksad seal nende nii-öelda visuaalsete arenduste eest. Et see ärimudel on nagu toetanud seda, et see mäng on nagu kasvanud järjest nagu selliseks olulisemaks asjaks popkultuuris, et iga nagu, ma ei tea, uus film või sari või oluline meediafrantsiis peab ju kuidagi ikkagi mingit koostööd tegema Fortnite'iga, et tähelepanu võita. Ja ilmselt see lihtsalt see meeletu populaarsus on kõik selle asja sinna nagu juurde toonud, et me saame seal teha kontserte, mis jällegi on ka Fortnite'ile kasulik, sest siis sa saad neid helendavaid haamreid omale seal osta ja ägedat kostüümi, et sinna kontserdile minna. Ja teisest küljest nagu nendele fännidele ka, et jah, see mängimine ja tulistamine on nagu lõbus, aga lisaks sellele on sul nüüd ka nagu selline sotsiaalne platvorm, kus siis kokku saada ja nagu ühel õhtul midagi nagu hästi metsikut ja ägedat teha, et sa nagu nüüd ootad seda, et et täna on nagu mingi eriline õhtu.
Et see on hästi äge, aga samad asjad ju toimusid väga paljuski ka näiteks Minecraftiga, mis samamoodi saavutas mingi sellise absurdse populaarsuse astme, kus nagu kõik inimesed maailmas peaaegu teadsid Minecraftist ja kuigi nad võib-olla polnud seda mänginud, siis see mängijate baas oli nii lai, et see nagu muutus osaks meie kultuurist. Ja enne seda veel World of Warcraft, eks ole, kus ka samamoodi, ma ei tea, peeti pulmi ja peeti diskosid. Et noh, mingid mängud nagu suudavad saavutada sellise nagu absurdse kuulsuse taseme või sellise tuntuse taseme, et ta nagu kuidagi läheb väljaspoole seda rolli, et ta lihtsalt ei ole, nagu sa kirjeldasid, et tulistamismäng, kus ma ei tea, see hektiline nii-öelda kogemus ei pane sind võib-olla kuidagi meelelaadi, et teeks nüüd midagi toredat ja sotsiaalset siia kõrvale, aga samas ta on nagu siuke arkaad, kuhu sa sõpradega nädalavahetusel läksid münte sisse toppima ja mänge mängima, aga samal ajal siis võtsid krõpsu ja koolat ja ajasid niisama ka juttu, et noh, et ta on lihtsalt nagu selline modernne vorm sellest ilmselt. Ja mina mäletan seda, et arkaadide juures või arkaadid tehti just tihtilugu, ma ei tea, kinode ja kontsertpaikade juurde, et inimesed seal oodates siis lisaks veel raha kulutaksid. Nii et why not? Jaa, just täpselt. Jaa, et selles mõttes see ei ole mingisugune ennekuulmatu kooslus, aga lihtsalt paistab, et need numbrid aina kasvavad just nagu, et kuidagi see võimalik publiku hulk, mida Fortnite ennustab siis sellele animafilmide festivalile, see on jälle miski, mida me ei ole lihtsalt mitte kunagi varem näinud, et need panused tõusevad, need võimalused tõusevad ja see kõik paratamatult liigutab või nihutab meid lähemale millelegi, mille jaoks ma praegu ei oska leida veel õigeid sõnu, aga need on need arengud. Noh, et kui nagu niimoodi laia puuga lajatada, siis põhimõtteliselt nii on, et kinosid jääb vähemaks. Ja selle mänge tuleb juurde. Mänge tuleb aina juurde ja mängutööstus on läinud ette filmitööstusest, nii et noh, et mida see kõik siis, millist tulevikku see meile praegu ennustab, selle peale on huvitav mõelda. Kas sina oled näinud neid mingeid nagu arendusi, ma ei tea, YouTube'ide ja Netflixide juurde, mis võimaldavad sul koos sõpradega vaadata ühte asja? Ma olen märganud, aga see ei tundu kutsuv isegi millegi pärast. Ja need ei ole nagu kuidagi käima läinud ja see teatud mõttes nagu üllatab mind, et meil ei ole sellist nagu hästi toimivat platvormi juba. Võib-olla lihtsalt siin nagu see tehnoloogiline pool jääb nõrgaks, et noh, päris ausalt sa vist ei tahaks ju nagu sõpradega filmi vaadates samal ajal nagu oma telefoniga mingit teksti tippida kuhugi jututu aknasse, et noh, see ei ole nagu sama kui nagu koos midagi ühes ruumis kogeda. Aga mind natukene üllatab, et mingit nagu head alternatiivi sellele ei ole veel leitud või välja toodud, aga võib-olla see jääbki tehnoloogia taha ja võib-olla see jääb natuke ka nagu meie sellise valmisoleku taha, et me tõesti nagu, ma ei taha, me ei tee nagu Zoomi seda nii-öelda kõnet sel ajal, kui me filmi vaatame ja kuidas üldse nagu peaks toimima või võiks toimida, ma ei tea. Aga võib-olla see ongi see alternatiiv, võib-olla see, mis Fortnite'iga praegu toimub, ongi see alternatiiv. Ma ei osanud niipidi isegi mõelda, aga see on väga hea võrdlus, mille sa praegu niimoodi lauale panid. Võib-olla sest et esialgu ma mõtlesin, et noh, et kui ma tahan vaadata filmi, siis ma ei taha tegeleda sellega, et ma pean mingi haamriga ringi jooksma kõigepealt 15 minutit ja siis ma jõuan selle, ma ei tea, vabaõhukinoni, mis sinna on ehitatud sinna saare peale või mis iganes. Et ma parema meelega lihtsalt siis võtan sahtlist puldi ja panen teleka käima ja hakkan vaatama ilma selle muu siukse tiluta, mis sinna juurde justkui peaks käima, aga samas vaadates seda Travis Scotti kontserdi väikseid klippe ja mõeldes, milline see animafestival võiks olla, võib-olla see oli see puuduv kvaliteet, mida need, ma ei tea, Facebooki mingisugused ühisvaatamis kanalid ja teistel ka, et mis sealt nagu puudu olid, et sul on vaja, et sul oleks juba mingisugune inimeste baas, kes niikuinii seal platvormil on harjunud kokku saama ja aega koos veetma.
ja siis saab sellest nagu kinno minekust nii-öelda selline uus seikluse osa jällegi, see on jälle nagu, et mis me täna õhtul teeme. Lähme vaatame filmifestivali seal kõrvalsaarel ja siis nad kõik hüppavad langevarjudega sinna vabaõhukinno, on ju, või siis selle kinohoone, ma ei tea, katusele ja ma ei tea, peksavad katuse segi ja siis hüppavad istmetele ja ma ei tea, loobivad popcorn, noh, ma ei tea, et see kõlab nagu tavaline kinoõhtu, eks ole. See kõlab nagu hästi harilik kinoõhtu. Selles mõttes mitte midagi uut jällegi, aga ma ei tea, ühesõnaga saab näha, igal juhul see oli siuke. Me ei saa vaadata mööda numbritest ühesõnaga. Üks asi on meie enda nagu harjumused ja kahtlemata igal ühel on oma mingi põlvkondlik kuuluvus ja oma mingisugused, et kuidas minu, ma ei tea, lapsepõlves asjad käisid ja nii edasi, et muidugi mina olen ka ikkagi veel nagu kinode armastaja, on ju, et ma parema meelega lähen vaatan kinos filmi kui Fortnite'is, aga samas olles seda nüüd öelnud, ma ei tea, mis toimub näiteks 5 aasta pärast, võib-olla ma teen täpselt vastupidist ja olengi Fortnite'is vaadanud, ma ei tea, rohkem filme kui mujal, ma ei tea, saab näha. Ma tahan luua popkulturistidesse uue rubriigi siia saate lõppu, võib-olla rubriigi, mida me kasutame reaalselt ainult täna ühel korral. Ma ei tea, kas sa lubad sa mul seda teha? Palun. Ma lihtsalt olen nii lummatud ühest YouTube'i kanalist, et ma tahan teha Ivo Eesti YouTube'i soovitus rubriigi ja seda siin välja tuua. Ma arvan, et see... Too siis välja. Ma olen valmis. Kas sa oled kuulnud sellisest kanalist nagu Sina otsustad? Ei. Ei ole. See ei ole nagu väga suur kanal veel, aga ma ennustan, et see on järgmine Eesti nagu YouTube'i suur hitt. Tal on täna ainult, ma ei tea, natuke üle 5000 jälgija, aga nende videosid on nüüd juba varsti siuke 20 000 või rohkem korda vaadatud. Ja nende nii-öelda videode nagu sisu võib kokku võtta märksõnadega nagu söömine, veidrates kohtades magamine ja ringi tuiamine. I guess, need on nagu sellised okay. Nagu, kõik nagu mu lemmikteemad reas. Tegu on nagu mingite nagu Tartu ülikoolis ilmselt käivate tüüpidega, sellised noored mehed. Ja nad on lihtsalt nii ääretult meeldivad inimesed. Lihtsalt nad nagu tunduvad sellised mõistlikud, rahulikud, noored Eesti mehed. Ja nende nagu see YouTube'i nagu lähenemine on nii hästi tehtud ja läbi mõeldud, et ma lihtsalt ei saa, ma olen lihtsalt lummatud sellest, kuidas nad sellele kõigele lähenevad. Nende võib-olla sellised kõige populaarsemad videod nendel on seeria, kus nad käivad ja proovivad parimaid burgereid eri linnades. See algas sellest, et nad üritasid leida parimat juustuburgerit Tartus. Pärast seda nad püüdsid leida parimat burgerit Tallinnas ja just hiljuti nad üritasid siis leida Pärnus parimat burgerit. Et see on nagu siis see söömise pool, et need on videod, kus nad käivad ringi ja söövad ja see on nagu selles mõttes just siit tulebki nagu välja see kui nagu meeldivad inimesed nad on, et see ei ole nagu selline nagu ilkumine või naljatamine või parodeerimine või mingi sarkastilised kommentaarid, et lihtsalt lähevad kuhugi, räägivad niimoodi, nagu kõik on nagu päris hea, et nagu midagi ei ole nagu otseselt halb, kõik on nagu okei, et see maksis umbes nagu 2 eurot ja see tuli nagu, see on umbes kilesse sisse keritud burger ja see on mikrouunis soojaks lastud, aga selle rahast on ju nagu täitsa okei. Et nad on nagu selles suhtes nii ääretult nagu meeldivad inimesed, et neid on lahe vaadata. Ja kui sinna juurde nagu võtta veel mõned teised videod, mis on siis kas nagu veidrates kohtades ööbimine ja ringi tuiamine, et siis näiteks neil tuli välja selline, see on väga pikk video, see koosneb 2 osast, see on kokku üle tunni aja, kus siis üks selle kanali nii-öelda saatejuhtidest siis veedab nii-öelda eesmärk on, et ta veedab terve öö kodutuna Tartus. Ja kui sa seda pealkirja kuulad, vähemasti kui mina seda nägin, siis mul oli selline oh no moment, et nagu
nii palju on neid videosid tehtud, kus nagu priviligeeritud noored inimesed nagu üritavad nagu aru saada, et kuidas on nagu vaesena elada ja siis nagu portreteerivad seda nii halvasti ja sellisel viisil, kus on ilmselgelt näha, et ta on priviligeeritud inimene, ta tegelikult ei mõista seda konteksti. Yeah. Aga ta ei olnud. See video oli täiesti nagu rahulik, mõistlik, ta korduvalt nagu väljendas selle jooksul, kuidas nagu ta on väga priviligeeritud seisus isegi praegu seda eksperimenti tehes ja mõistab, kui keeruline on tegelikult seda nagu igapäevaselt ja aastaid teha. Et täiesti, seda oli nagu nauditav vaadata. Ja nendel on veel igasuguseid siukseid naljakaid videosid, kus nad üritavad terve öö metsas veeta või käivad rabas ufot otsimas või veetsid terve öö jõusaalis, et see on nagu mõnus selline Eesti YouTube. Ja ma soovitan lihtsalt teil vaadata, kui see, mis ma praegu rääkisin, teile huvi pakub. Kui teile ei meeldi vaadata, kuidas inimesed söövad rõvedalt, sest enamus neid burgereid, vaata, mida sa putkast ostad, ei ole võimalik süüa kuidagi väga nagu kraatsiliselt. Et siis võib-olla see ei ole nagu kanal sulle, või vähemasti need burgeri videod võib-olla siis ei ole sulle. Aga ei, selles suhtes nad on sellised mõistlikud noored inimesed ja mind tegi nagu rõõmsaks, et nad ei püüa oma laike ja jälgijaid ja vaatamisi nagu sellega teenida, et nad teevad midagi sellist nagu absurdselt üle võlli keeratud, vaid nad teevadki seda kõike nagu mõistusega ja rahulikult ja ma arvan, et seda peab premeerima. Ma arvan, et see on üks tugevamaid nagu YouTube'i kanaleid täna Eestis ja ma kiidan neid selle pärast. Väga põnev, ma kindlasti vaatan, ma juba uurin nende kanalit ja ma näen, et neil on ka mingid otseülekanded toimunud, millest kõige pikem, mida ma siin näen, on kestnud peaaegu 23 tundi järjest. Jah. Need otseülekanded on paigutatud playlisti pealkirjaga Tartu-Tallinn, nii et saab siis näha, mis seal Tartu-Tallinn liinil on toimunud. Pean tunnistama, et neid videosid ma pole väga vaadanud, et nende see jalgsi matk Tartust Tallinna oli natuke liiga intensiivne minu jaoks, liiga pikk, aga nad nagu ajapikku siin viimastel kuudel on päris hästi oma selle nii-öelda oma nii-öelda konteksti ja oma formaadi nagu leidnud või leidmas, et see on tõesti nagu hästi tehtud. No siis ma omalt poolt ja aitäh selle uue rubriigi algatamise eest, näis, kui palju sinna hakkab lisanduma muidugi erinevaid soovitusi, sest et Eesti YouTube ei ole lõputu. Ega isegi mitte väga hea üldiselt. Aga no vaatame, igal juhul soovin mitte pikka ida, vaid pikka iga sellele rubriigile, aga pikka ida võib ka soovida vabalt. Ma tahtsin ühtlasi öelda, et kui sa oled kuulanud tänast osa siiani, siis sa kas, ma ei tea, ei saa ennast liigutada ja ei saa panna pausile seda osa, ja oled lihtsalt kannatanud, või siis sa tõesti oled tahtnud siiamaani kuulata. Sellisel juhul väga tänan ja tahan öelda, et kui nüüd tekib kurbustunne, et tänane osa saab otsa ja peab jälle ootama järgmist, siis seda kurbust saab leevendada niimoodi, et saab minna ja kuulata podcasti Ebaõnne 13, kus me käisime Ivoga külas. Ebaõnne 13 on selline podcast, kus räägitakse sellest, mis tõeliselt elus loeb ja käsitletakse suuri olulisi teemasid. Ja üle pika aja oli selline tunne, et sai hingelt nagu kõik ära räägitud. Nii et Ebaõnne 13 popkulturistid olid nüüd külas selles podcastis. Me täname veel kord Marti ja Maxi võõrustamast meid Ebaõnne tänaval ja juhul, kui sa kuulad seda praegust osa, ma ei tea, aastal 2025 näiteks ja mingis, ma ei tea, mitte veebruarikuus, vaid siis kuskil juulikuus näiteks, et siis täpsustuseks ma ütlen, et kui sa tahad arhiivides ringi tuulata, siis Ebaõnne 13
22. veebruaril aastal 2021 avaldatud osa on siis see, kus popkulturistid olid külas, see on täpsemalt siis 34. Ebaõnne 13 podcasti osa. Nii et head kuulamist. Head kuulamist.